Tere tulemast Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini keskusesse ja läheme nüüd vaatame, millega me siin tegeleme. Mina olen siis Neve Vent, olen selle sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse juhataja ja tegelikult olen ma siis ametilt anestesioloog ja Kaitseväes olnud juba üle 10 aasta kui lihtsalt spetsialist. Tere ka minu poolt, mina kapten Siim Rinken, erakorralise meditsiini arst, täna Kaitseväe Akadeemias ja sõja- ja katastroofimeditsiini keskuses lektorite grupis ülema ametikohal. Vaatame, kuidas see väljaõpe areneb, paremaks saab, aga selleks, et teada, et kus me tahame minna, peame teadma ka, et kus me tulime. Enne kui me viime teid retkele kaugemale, vaatame, mis meil siit vanast ajast teha. Hambaravi on väga kriitiline teema ja aru saada sellest, et hambaravitool, kuidas jalaga sai puurida seda, puuri edasi ajada, ringi ajada ja milliseid mulaaže ja hambaid katsetada selleks, et kuidas plomme panna ja nii edasi. Ja kui me vaatame edasi, siis Neve juba näitab, et kuidas me... Jaa, ehk et minu kunagine ametioskused olid siis haige hingamisteede avamine ja hingamise tagamine. Ja siin on siis näha ajalooliselt, milliseid intubatsiooni ehk siis torusid, mis aitavad patsientidel hingata, milliseid torusid me kummist omal ajal kasutasime ja millised nad nüüd on, siis sellest juba saate ise tulevikus teada. Ja järgmisena me liigume siis sellele, kui on tegemist suurõnnetusega, kuidas siis kannatanutega toimetada. Loomulikult, et kui me vaatame siin kõigepealt lihtsad asjad, eks ju, me näeme nõela, süstlaid, näeme, kus on manuaalselt, mõõdame vererõhku, aga ma juhiksin tähelepanu siin allumistele riiulitele, kus me näeme vanu triaažikaarte, me näeme vana škutti, pingutusmehhanisme või siis üldse valik erinevaid süstlaid ja nõelu, mida oli võimalik siis keeta või ka samamoodi teritada. Ja viimaseks on meil siis väljas siin süstalde komplektid, ehk et vanasti pidi neid süstlaid siis ise nõelu teritama, süstlaid keetma, et nad oleksid piisavalt steriilsed ja sama tegelikult on ka siis trauma- ja ortopeedia abivahendid, ehk et igasugused haamrid, tangid, käärid, et suuresti on nad oma funktsioonilt samasugused, aga tänapäeval siis juba oluliselt paremad ja kergemad. Neve, aga lähme vaatame, mida me täna teha saame ja millised vahendid meil siin keskuses olemas on ja siis juba saame täpsemalt vaadata, et kuhu me oleme teel ja mis meil täna olemas on. No nii, ja tere tulemast siis sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse kõige uuemasse simulatsioonihalli. Ja tegelikult enne, kui me seda simulatsioonihalli tutvustama hakkame, räägime sellest, millega me siin sõja- ja katastroofimeditsiini keskuses tegeleme. Ja meie üks peamisi eesmärke on siis sõja- ja katastroofimeditsiini kursuste ja tegevuste õpetamine nii kaitseväelastele, ajateenistujatele kui ka kõikidele meditsiinitudengitele. Me oleme Eestis ühed ainulaadsed kogu NATO riikides, sest meil on sõja- ja katastroofimeditsiini kursus kohustuslik kõigile meditsiinitudengitele, nii õdedele, arstidele, ämmaemandatele ja ka erakorralise meditsiinitehnikud võivad soovi korral seda kursust läbida ja tegelikult me saame öelda, et peaaegu kõik erakorralise meditsiini tudengid seda õpet ka läbivad. Ja me liigume siit nüüd edasi, ehk et mis on meie õppes kõige olulisem. Ei ole vahet, kas sa õpid arstiks, õeks või erakorralise meditsiini tehnikuks. Sinu algõpe on alati ühtne, ehk siis sa pead oskama toime tulla nii metsas, tänaval
ja ka need oskused, mida me õpetame, on käelised oskused ja tegevusoskused, mida te saate kõik ühtemoodi. Vahet ei ole siis, kas sa oled tulevane parameedik või sa oled tulevane arst. Jah, arstina õpid sa küll natukene rohkem, sest sinu teadmised ja võimekused peavad olema natuke suuremad kui erakorralise meditsiinitehnikuna või parameedikuna, aga need algkäelised oskused on kõigil ühised. Lisaks me läheme siit ka nüüd edasi. Nimelt siis, siin te näete osasid õppevahendeid. Meie üks olulisemaid tegevusi on viia õppe ja traumahaige käsitlus kõikide inimesteni. Ja selleks me kasutame siis CABC algoritmi, mis tähendab seda, et C on peata väline verejooks ja siin on 2 kõige elutruumat mulaaži, kus me õpetame siis jäsemetel verejooksu peatamist ehk siis žguti kasutamist või ka siis sidemete või muude vahenditega tamponeerimist. Järgmisena me räägime alati A-st ehk hingamisteede avamisest, siis B-st kui siis hingamisfunktsiooni hindamisest, C-st kui suure verejooksu sisemise verejooksu peatamine, et milline on need võimalused peatada või siis ka kuidas siis selle šokihaigega käsitleda. Edasi tuleb D-täht, mis tähendab siis neuroloogilise närvisüsteemi hindamist ja lõpuks siis E ehk et kuidas keskkonnas vältida seda, et kannatanud kas siis alla ei jahtuks peamiselt meie kliimas või siis ka näiteks liiga soojas kliimas üle ei kuumeneks ja me leiaksime kõik need väikesed vigastused üle. Ehk et meie õpe, nagu ma ütlesin, on käed küljes ja seda tegelikult hindavad meie tudengid väga. Ja me ei õpeta mitte ainult ka siis tudengeid, vaid me õpetame ka tervishoiu töötajaid, kes juba töötavad kas siis haiglates, kiirabides ja neile me õpetame siis suurõnnetuse käsitlust ja nõndanimetatud laiapindse riigikaitse eesmärgil siis kuidas toime tulla suur õnnetuse korral ja kuidas siis nende traumahaigetega tegutseda. Ja need kursused on meil tegelikult koostöös rahvusvaheliste partneritega. Peamiselt me teeme siis selle suurõnnetuse käsitlusel, me teeme siis koostööd inglastega, Suurbritannia liitlastega ja teine kursuste läbiviimisel on meie partnerid siis ameeriklased ja üheks põnevamaks kursuseks on siis nõndanimetatud DCCC ja see DCCC ehk taktikaline kannatanu käsitlus, mis veel spetsiifilisemalt on K9 DCCC, mis on siis mõeldud koerajuhtidele. Ehk et kõik, kes saavad endale teenistuskoera, peavad olema eelnevalt läbinud kursuse, mille korral nad õnnetuse, kui nende koer satub õnnetusse, siis nad oskavad talle abi anda ja seda siis aitavad meil alati õpetada Ameerika kolleegid. Aga mis me siin ikka lobiseme sellest õppest, näitame siis seda, kuidas see õpe siin kõige parema uuenduslikuma tehnoloogiaga simulatsioonihallis sõjakatastroofi meditsiinikeskuses ka välja näeb, sest see hall ei ole mitte lihtsalt 4 seina, vaid siin me saame siis toimetada nii näiteks, simuleerida näiteks pimedat, vihma, tuult, tormi ja panna siia üles ka tegelikult välihaigla. Aga näitame siis, mis on selle keskuse võimekus.
Nagu te näete, te olete jõudnud ilusast rohelisest metsast tossu täis linnakeskkonda. Õppe metsast rahulikus looduses on läbitud, me oleme jõudnud tänapäeva kriisikolletesse. Me võime rääkida sõjast, me võime rääkida kõigest muust, aga oluline on see, et mida ja kus me teeme. Baasteadmiste omandamine on igale meedikule, parameedikule, arstile äärmiselt olulised. Pärast nende omandamist me oleme jõudnud tagasi siia, kus me peame hakkama igapäevatööd tegema. Tänane töö Kaitseväe meditsiinikeskustes, Kaitseväe meditsiiniteenistuses on tegelikult hästi eriilmeline. Üks asi on tõesti see, kus meil on võimalus õpetada. Olles ise mingid teadmised omandanud, on meil võimalus minna ja vaadata, mida tehakse meditsiinikeskuses. Läheme kõrvaltuppa, linnakeskkond, tänapäeva see, kus me mida peame tegema. Oluline on aru saada selles, et tänapäeva sõdur vajab abi igal hetkel. Ajateenistusse tulles jääme haigeks, murrame jala, siis neid aitavad igas väeosas olevad meditsiinikeskused. Nende õed, arstid on need, kes tegelevad sellega. See on üks võimalus, kuidas Kaitseväe meditsiinis üldse tööd teha. Nende töö hulka kuulub ka kiirabis, ka laskmiste turvamine. Ehk siis kiirabi raam, mis on paljudele tsiviilmeedikutele tuttav, on tegelikult oluline ka tegevteenistuses. Teine võimalus, millest me räägime Kaitseväe meditsiinis hästi oluline on see, et kui meil inimesed on abi antud, väljaõppe saadud, teistele edasi antud, siis kuidagi peab need tegevused sünkroniseerima. Planeeriv töö tundub kohati väga igav, hästi palju koosolekuid, laua taga istumisi, aga see on see oluline koht, et need asjad nagu toimiksid. Ja see on siis, ütleme, kolmas peamine suund, kus me siis Kaitseväes meditsiinist toimetame. Ei tohi ära unustada, nii nagu Neve ka ütles, me ei tee seda üksinda. Kaitseväe ja Eesti kaitsevõime üks alustalasid on koostöö liitlastega. Olgu need siis lektorid, kes käivad meie kursustel aitamas väljaõpet läbi viia või siis NATO partnerid strateegilistel otsustuskoosolekutel. Jah, kohati võib tunduda see, et aga mina erakorralise meditsiini arstina, et mis mina siis sellest saan? Kas see, et ma istun laua taga ja mõtlen, kuidas leedukaid aidata, kuidas sakslane või inglane või ameeriklane tuleb Eestisse appi, siis tegelikult on oluline aru saada ka sellest, et kui peaks midagi juhtuma, siis nagu te ka ümberkaudsete piltidelt ja taustat näete, siis see puudutab igat Eesti inimest. Nagu Kaitseväe juhataja armastab ikka öelda, siis Kaitsevägi peab lahinguid ja riik peab sõda. Siis ka meditsiinis on see, kus me peame aru saama, et abi tuleb anda mitte ainult sõjapidajatele, vaid ka tsiviilelanikkonnale. Ja see on üks koht, mis te tihtipeale võite näha ja kuulda, et Kaitseväe meedikud töötavad ka tsiviilhaiglates, kiirabides. See on selleks, et me ei kaotaks ära seda kokkupuudet. Üks asi on õpetamine, aga teine on igapäeval töö raames õlg-õla kõrval töötamine. Reservteenistus ja reservvägi annab meile selle, et kui midagi peaks juhtuma, reservmeedikud tulevad Kaitseväe välihaiglasse kokku, siis me juba teame, kes me oleme, kuidas me töötame, mis on meie tugevused ja nõrkused. Ehk siis mina täna olen töötanud 10 aastat, läbinud residentuuri Kaitseväe teenistuse käigus, selle käigus saanud õpet nii Eestis kui välismaalt ja see võimaluste hulk, kui me räägime Kaitseväe meditsiiniteenistusest, esmapilgul tundub hästi piiratud, aga kui natukenegi siia sisse vaadata, siis see võimaluste hulk nagu kasvab proportsionaalselt hästi-hästi suureks. Aitäh! Ja vaatame nüüd korra otsa ka sellele, et Neve tuleb ka ilmselt siia lähemale, et vaatame üle need teie laekunud küsimused, sellepärast, et need on need, millele teie olete juba eelnevalt avaldanud soovi vastuseid saada ja me püüame siis oma parima äranägemise ja teadmise järgi nendele vastata. Et kuidas erineb sõjameditsiin tavapärasest tsiviilmeditsiinist? No, võib-olla see osa, mida ma just ütlesin, et ega ta väga palju ei erine. Vigastuse tüübid on samad, aga kui me räägime tsiviilmeditsiinist, kus on plahvatused, rasked avariid, tulistamised, pussitamised, siis tegelikult need on hästi sarnased
militaarmeditsiiniga. Küsimus on võib-olla vahenditest ja keskkonnas, kus me seda kõike teeme. Me peame militaarmeditsiinis olema valmis, et me teeme seda kuskil keldris, mõnes telgis, maastikul ja see on see koht, mille võrra tavameditsiiniga erineb. Ja siis millised oskused ja isikuomadused on selles valdkonnas töötamiseks kõige olulisemad? No ma arvan, et kõige olulisem on stressitaluvus ja tahe seda tööd teha, et tegelikult seda verd tarretavat pilti harjub igaüks vaatama, aga tähtis on see tahe. Absoluutselt nõus. Kui me vaatame, et kui realistlikud on teie keskuses läbiviidavad õppused ja simulatsioonid, ma tahaks öelda, et järjest realistlikumad. Vahendid, mida uus keskus meile on andnud, no üks asi on see, et me saame keskkonda luua. Teine asi, need mannekenid muutuvad iga hetkega järjest realistlikumaks. Ka see manneken, kelle peal me harjutame, ta räägib meile vastu, pilgutab silmi, me saame ta hingab, tal pulss on olemas, ehk siis kõik need tegevused, mida me päris inimese puhul hindame, on ka meie mannekenidel. Ma tahaks öelda maksimaalselt realistlikud. Ja teine, mis selle õppe juures on hästi oluline, on nimelt ohutus. Ehk et kui me kunagi alustasime oma õpinguid, siis meie õppevahend oli päris patsient. Tänasel hetkel oleme me jõudnud selleni, et me lubame tervishoiutöötaja patsiendi juurde siis, kui ta on näidanud meile just nimelt nende nukkude peal, kui hästi ta oma tegevust oskab teha. Ehk et patsiendi ohutus on meie jaoks eelkõige ja see ei muutu ka sõjaolukorras või sõjaväelises õppes, et meie kannatanute ohutus ja meie enda ohutus on peamine eesmärk. Väljakutsed. Et millised on suurimad väljakutsed, millega me silmitsi seisame antud valdkonnas? Ressurss, inimressurss. Ma tahaks samamoodi öelda, et nii nagu kogu meditsiinimaailm ja tegelikult üldse, millega me üldse arenenud ühiskonnas silmitsi seisame, kus me leiame inimesi, et täita ära kõik soovitud ametikohad, kõik soovituid võimeid arendada ja see ongi see koht, kus me ikka püüame, et tulge meile, meil on äge, huvitav ja tore. Ja kuidas siis saab gümnasist alustada karjääri sõja- ja katastroofimeditsiinis? Kaitsemeditsiinis alustamiseks. Tee nii nagu mina, see on alati kõige parem soovitus. Ehk siis gümnaasiumi lõpus ajateenistusse. Ei ole mõtet lükata edasi midagi, mis on vältimatu või mis on riigile kasulik. Mina kunagi alustasin, mõtlesin täpselt sedapidi, et ma teen ära ajateenistuse kohe pärast siis gümnaasiumi lõppu. See, et ma tahtsin arstiks õppima minna, oli mul tolleks hetkeks teada, ei tahtnud seda tol hetkel poolitada. Hiljem kunagi väeossa teenima tulles ma tahaks öelda, et see on juhuste kokkulangevus. Ei olnud minu kindel soov ja minu ajateenistuse ülemaga kokku põrgates seal vastuvõtul teatastud, Rinken, te olete viimane inimene, keda ma arvasin, et meie rühmast läheb tegevteenistusse. Meie rühmast, ajateenistuse rühmast on tänaseni tegevteenistuses vähemalt 3 inimest. Ehk siis see aeg ja 15 aastat tagasi ajateenistuses käimine on muutnud päris palju. Arusaamine üldse, kuidas toimib meditsiin, kuidas toimib kaitsevägi ja mis on sõduri jaoks oluline, kes on ajateenistuses, tuleb sellest teadmisest. Aga loomulikult, tulge arstiks õeks õppima, ajateenistuse raames on võimalik parameedikuks õppida, ehk siis siduda ennast reservväega ja reservmeerikuna on tegelikult päris palju. Ja millised on rahvusvahelised koostöövõimalused selles valdkonnas, siis üks peamine koostöövõimalus on tegelikult just nimelt missioonid, mis praegusel hetkel on küll võib-olla natukene tagaplaanil, mis olid meil väga aktuaalsed siin 5, 10, 15 aastat tagasi, aga ega need missioonid kusagile ei jää, nii et erinevates riikides koostööpartneritega koos nendes missioonidel käimine ja seal arstiabi andmine, see käib alati kaasas. Ma vaatan, siin on üks tore küsimus veel vahepeal, mis me vahele jäänud, et mida teevad meedikud kevadtormil. Et isegi kevadtormil see aasta ja eelmise aasta siilil meedikud harjutavad seda sama, kuidas taktikaliselt paikneda. Aga see aasta on Eestis toimumas ka juuni alguses suur õppus nimega Vigoros Warrior, mis on siis NATO suurim meditsiiniõppus. Selle raames tulevad liitlased siia samma Eestisse, me harjutame, kuidas rahvusvahelist koostööd teha, kuidas patsient liigub
sealt, kus ta sai viga, näiteks Eesti või mõne välismaa üksuse juurde, kuidas sealt liigub ta järgmisse ravietappi ja nii edasi ja nii edasi, kuniks maksimaalse lõpliku haiglaravini. Ja viimane küsimus on siis, et mis motiveerib teid isiklikult selles valdkonnas töötama ja vastutust kandma? Mina pean tunnistama, et ka lihtsalt spetsialistina siin Kaitseväes on just nimelt võimalus mul panustada riigikaitsesse ja tegelikult läbi selle õpetamise ja siin sõjakatastroofimeditsiinikeskuse saame meie just neid noori säravsilmseid tudengeid tuua siia Kaitseväkke. Minu peamiseks motivatsiooniks tegelikult on see, et ma olen alati olnud kuidagi vastuvoolu käia, et täna vormis olles panustades Kaitseväe tegemistesse tegelikult ma olen avanud endale võimalusi, mille olemasolust ma gümnaasiumitudengina või gümnaasiumiõpilasena ei teadnudki. Ja see maailm ja lõputute võimaluste hulk, kus on võimalik mõjutada otsuseid väga kõrgel tasemel, on unikaalne, mida ilmselt suuremates riikides pole võimalik teha, aga see on Eesti väiksuse võlu ja valu. Ehk siis me saame kaasa rääkida väga-väga kõrgel tasemel ja väga olulistes küsimustes selleks, et Eestis oleks parem ja julgem elada. Ja tegelikult ma loodan, et me tekitasime teis väikest siukest tahtmist tulla vaatama meie tegemisi ja selleks siis palun, teil on võimalus jälgida meie tegevusi ka sotsiaalmeedias, nii et tulge, vaadake ja te näete, et siin elu Kaitseväes ka meedikuna on äärmiselt põnev. Tulge ajateenistusse, vaadake, mida me teeme sotsiaalmeedias ja kohtume juba lahinguväljal.